Riigikogu suures saalis tuli lõpuks arutluse alla keskerakondlik raha raiskamine ajupesuks Vene mõjuga meediakanalites. Mis täpselt toimus? No täpselt toimus tegelikult kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduseelnõu arutelu. Ehk siis siin on niisugune pikem taust või see, miks me just sellise seadusega välja läksime. Ehk filosoofiliselt, mida Riigikogu saab piirata. Ta saab kindlasti piirata omavalitsuste raha kasutamist ja suunata seda mõistlikesse raamidesse. Meie ettepanek lühidalt öeldes oli see, et omavalitsused ei osta telesaateid ega tasulisi artikleid. Ja see tekitas teatava tulise diskussiooni ja kindlasti tekitas ka nõutust inimestes, kes ei saa aru, mis on vaba ajakirjanduse funktsioon ja ei saa aru sellest, et omavalitsused ei peaks vaba ajakirjandust imiteerima, selle asemel asuma, ammugi mitte ei saa üks endast lugupidav riik lubada seda, et avalikku raha tõepoolest pestakse läbi PBK, viiakse Tallinna raha sinna, tellitakse saateid, need saated on kaldu, toimub 3-kordne varastamine, varastatakse avalikku raha, valijate hääli ja Eesti riigi raha lõpuks meile vaenuliku telekanali kasuks. Nii et neid aspekte on hästi palju, aga see eelnõu ei piirdunud selle ühe küsimusega, vaid tegelikult on päris levinud see, et kohaliku omavalitsuse poolt antakse välja ajalehti, mis idee järgi peaksid olema infolehed, aga enne valimisi järk-järgult muutuvad omavalitsusjuhtide reklaamlehtedeks. Ja ka selline jama tegelikult tuleb ära lõpetada. Kas siis poliitilise reklaami ostmine on seadusega piisavalt reguleeritud, nagu Vabaerakonna oponendid väidavad? Kõigepealt on üldse reguleerimata ja arusaamatu see, mis on poliitiline reklaam. Sellest on räägitud aastaid ja tegelikult seda reklaami määratletud ei ole. See võib-olla teine aspekt, mida meie tahtsime esile tuua, on see, et kui kohalik omavalitsus teeb reklaami, mis ilmselgelt väljub temale seadusega pandud kohustuste täitmisest, sealhulgas kohaliku elu korraldamisest, mis on seaduses toodud niisuguse väga üldise mõistena, ehk kui ikka tekib selline asi, et pannakse üles ühe või teise omavalitsusjuhi pilt ja öeldakse, et see spordiväljak või selle ujula tegemine oli tema isiklik teene enam-vähem, siis selline asi peaks olema koheselt keelatav. Aga tegelikult neid probleeme on tõstatanud Riigikontroll, neid probleeme on tõstatatud kaua ja ei ole kindlasti õige öelda, et need asjad on Eesti seadustes lahendatud. Ei ole, korduvalt on tehtud ettepanekuid neid lahendama asuda, kaasa arvatud anda erakondade rahastamise järelevalve komisjonile täiendavaid rolle. Seda tegelikkuses tehtud ei ole. Nii sotsid, IRL, Reformierakond kui ka EKRE jätsid mulje, et on linnakodaniku raha raiskamise vastu ajupesuks, kuid jätsid samas Vabaerakonna eelnõu poolt hääletamata. No need põhjendused olid naljakad, eriti mul tuleb meelde Jürgen Ligi põhjendus, kes ütles, et kõik on valesti küll, aga las jääda nii, kui see oli. Mulle tundub, et sellega tsementeeritakse sellist Reformierakonna, Keskerakonna vastandumist ja PBK olemasolu kuidagi moodi pigem aitab sellele kaasa ja ei tahetud tõesti tulla kaasa sellega, et selline saadete ostmine ühe seaduse muudatusega ära lõpetada. Me saime tõsi toetuse ühelt Reformierakonna liikmelt, aga Vabariigi valitsuse seisukoha juures mind võib-olla kõige rohkem hämmastas see, et kui tavaliselt süüdistatakse opositsiooni, et mis te virisete ja mis on teie positiivne programm, siis tegelikult oli väga kummaliste argumentidega virisemist meie poolt pakutatud lahenduse kallal. Tunnistati, et probleem on olemas, aga omalt poolt ei pakutud mitte ühtegi lahendust ja neid lahendusi
tegelikult Riigikogu menetluses leitakse sellega, et eelnõu läbib esimese lugemise ja siis viiakse ta teisele lugemisele, igaühel on võimalus esitada muudatusettepanekuid, ka sellest keelduti. Aitäh!